Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub meil Läänemere T30. Siin on Tallinna vaimulike kohtumine ja siin on üks selline kogudus, ühisosa kogudus vist. Ja ühisosa kogudus on baptisti kogudus, kus on püütud nagu leida ja kokku panna ühisosa eestlaste ja venelaste vahel. Ja niimoodi siis ma saan tekkinud selline nimetus ka, ühisosa nimetus. Aga näed, siin on ka see abiruumid, kuhu me tulime. Mõned siin vist tehakse lastetööd ja leidsime ka sellised politsei värvides toolid ja laua, mida me siis kasutame siin. Mul on täna abis ka Robert Serenkov. Ma tutvustan teile Robertit. Robert, uurin, millega sina tegeled või kus sina pärit oled. Näen, sul on valge krae, siis vaimulik. Ja, nii on, tere hommikust minu poolt ka. Mina olen siis, nagu sa ütlesid, Robert Serenkov, olen Eesti Metodisti kiriku superintendent ja sisuliselt, mida see sõna tähendab, et olen Eestis Metodisti kiriku juht. Aga samas ka aitan kaasa ja teenin ka veel Tallinna kogudust ja küllap paljud te teate Tallinna Metodisti kiriku hoonet, mis on Narva maanteel 51, kohe seal Kadrioru alguses, selline suur valge, natuke sukse kõvera katusega hoone, mis paistab silma. Nii et seal ma olen siis ka Eesti koguduse vanempastor. Ma saan, et see hoone seal ei ole ainult kirik, see on ka kool ja raamatukogu ja supikõrk. Ma ei tea, kas supikõrk on või midagi siukest vist on ka. Ja see on väga selline multifunktsionaalne hoone, seal on, nagu ma mainisin, Eesti kogudus olemas, seal on ka vene keelt kõnelev kogudus olemas, seal on Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminar, mis on ka üpris unikaalne õppeasutus, sest ta siis pakub teoloogilist kõrgharidust 3 keeles, eesti, inglise, vene keeles saab õppida. Ja tõesti, me tegeleme ka heategevusega ja iga nädalaselt on reede õhtuti seal ka toiduabi jagamine ja circa 300 siis perekonda saavad sealt oma siis toidu iga nädalaselt ka kätte. Nii et see on ka päris selline suur töö, nii et jah, lisaks sellele ka võib-olla keegi on ka seal käinud mingisugusega kontserdil näiteks või mingisuguse konverentsi. Nii et see hoone leiab päris palju kasutust. Kui suur metodisti kirik Eestis on? Kui palju liikmeid on ja kui palju kogudusi on? Üle Eesti on 24 kogudust ja meie liikmeskond on kuskil 1500 inimest. 1500, nii paras jagu. Ja uurin sinu enda kohta, kui sul on pere, lapsed, abikaasa? Ja, olen abielus ja meil on 2 last ja meil lapsed on juba ka tsipa suuremad, üks on 16, teine aga saab kohe 20 ja olen siis abikaasaga koos 25 aastat, nii et meil sellel suvel täitus 25 aastat meie pulmapäevast. Oli ka hõbepulma pidamist? Eks me lihtsalt ikka tähistasime. Väga tore, aitäh Robert. Siit edasi ma loen ühe hästi väikse lõigu piiblist või pigem ütleks salmi. Ja Sakaaria kirjas on üks siuke salm. Eks see ole tulest tõmmatud tukk. Lähtuvalt sellest ma loen ka ühe loo John Wesleyst, kes on siis seotud metodisti kirikuga väga tugevalt. Kui John Wesley oli vaid 5-aastane, süttis nende pere kodu Efforti pastoraalist põlema. Kõik pereliikmed jõudsid majast välja väike John, kes jäi üleval magamistuppa lõksu. Majas kostis lapse karjeed ja katus oli juba leekides. Hetk enne, kui katus sisse varises, ronis üks naaber teise õlgadele ja tõmbas poisi aknast välja. Sõna otseses mõttes tulest välja. See oli ime, et ta ellu jäi. Hiljem, kui Wesley oli täiskasvanud, ütles ta enda kohta, ma olen kui tulest välja tõmmatud tukk. See tähendab tema jaoks, et elu on midagi habrast ja samas väärtuslikku. See oli talle kingitud teist korda. Iga elu on antud põhjusega. Isegi kui me ei usu Jumalasse, võime mõista, et mõnikord jääme ellu, et midagi olulist veel teha. Et jagada headust,
et parandada suhteid, et Jumalaga asjad korda teha. John Wesley lapsepõlve lugu on otse kui elav pilt sellest, kuidas Jumal vahel hoiab ja päästab meid isegi siis, kui kõik tundub kadunud olevat. Leegid olid juba katuseni tõusnud, kuid just viimsel hetkel ulatas keegi oma käe ja üks väike poiss pääses elule, mis hiljem puudutas miljoneid. Ma ise noorpõlves olin äkki 5-6-aastane, kui elasime Nõmmel, meil oli puukuur ja puukuuris siis vennaga mõtlesin, teeme tuld. Kui tuli on, tule tegemine ja tuli on lastel väga põnev asi, ma näen enda laste pealt ka seda, neile tuli meeldib. Me tegime seal tuld, oli lõkke üleval juba ja väljas oli näha juba tossu. Ja selle peale reageeris siis meie samas majas elav vanaisa, teine või kolmas naine, ma täpselt ei mäleta. Ja tema nägi seda eemalt, lõi ukse lahti ja ajas meid sealt välja ja pahandas ka meiega. Me olime pettunud, et meie põnev üritus läbi sai, aga tõenäoliselt ta päästis meid hullemast. Aga siit edasi ka meie igaüks oleme mingil moel tulest väljatud tõmmatud tukk. Või tukid inimesed, kelle elu pole iseenesest mõistetav. Võib-olla oleme pääsenud õnnetusest, raskest ajast või sügavast eksimusest. See tähendab, et Jumalal on meiega veel plaan. Meil on antud teine võimalus mitte niisama, vaid selleks, et jagada headust, lepitada katkiseid suhteid ja pöörduda tema poole, kes annab elule tähenduse. Ja need on mõtted, mida alguses siin jagada. Siit edasi laulame 2 laulu ja esimeseks lauluks on Issand sinu kätel. Issand sinu kätel elada ma saan, olen kindlain katse kogu maa. Sina suudad luua uueks südamel, anda lootust rahu hingele. Minu enda olla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Minu enda olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Issand sinu kätte elada ma saan, sinu jätkub hande jagada. Armu ülirohke meile kingid sa, nii meid hukatus ei hirmuta. Minu enne olla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Minu enne olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Issand sinu kätte tuttagi ma saan, karistus seal tappama ei pea. Risti puhul sind rõhus, minu patus öö, selles ristis päästmine on nüüd. Minu ennal olla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Minu ennal olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Hea on olla Jumal ligi, siis on vaja meil ka tema ligi ise ka hoida, et me Jumal ligi oleks. Siin laulab edasi 515, mind vii kui ingli käe. Oleme siin mõned korrad laulnud ka, äkki mõnelgi on see laul juba tuttav. Süda. Mind vii kui ingli käe, tule
kohta teed sa suur ja hea. Tule kanna koju mind siin, kus sõbrad sealmaas laulun ka. Tule kanna koju mind siin, mind vii kui piibli käe. Tule kanna koju mind siin, mind vii kui piibli käe. Tule kanna koju mind siin, mu kauni päev, mu põõsaid kuid. Tule kanna koju mind siin, kus läheb. kus läheks? Ma puudaks saali, tule kanna koju mind siin, mind vii kui piibli käe. Tule kanna koju mind siin, mind vii kui piibli käe. Tule kanna koju mind siin. Nii, sihuke rütmikas laul olen, mis rütmis mängida. Kui vahepeal vaatad kella, siis kaotad selle laulu rea ära. Siit edasi läheme sõnumi juurde ja Robert jagab meil täna sõnumit, jääme kuulama. Palun, Robert. ja aitäh. Ma loen Apostel Pauluse kirjast Efesusele teisest peatükist 3 salmi 8, 9 ja 10, mis läheb ka tänase looga väga hästi kokku. Ja siin on öelnud nõnda, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enesest, vaid see on ainult Jumalal. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda, sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Aamen. Apostel Paulus kirjutab siin Jumala rahvale Efesuse linnas ja ta tuletab meile meelde ja ütleb, et te olete armu läbi päästetud. Kui vaadata mõningaid salme ettepoole, siis ta räägib ka sellest, et me kõik inimesed, me oleme patused ja et me oleme oma üleastumistes otse kui olnud surnud, otse kui teovõimetud tegema siis õigeid valikuid oma elus või võitma oma elus mingisuguseid patte, pahesid, kiusatusi. Ja eks see on ju tõsi, et me kõik oleme maadelnud või maadleme mingisuguste asjadega, mille üle me kaugeltki pole uhked oma elus. Ja küllap ei ole tarvis mitte ühtegi inimest kuidagi veenda, et ta on halba kunagi oma elus teinud või pattu teinud ja nii Apostel Paulus ütlebki, et kõik on Jumala ees pattu teinud ja me oleme Jumala aust ilma. Kuid siin ta tuletab meile meelde, et me võime Jumala käest armu saada ja andestust saada läbi usu. Kui me usume Jumala poega Jeesusesse, Kristusesse, kui me võtame ta vastu oma ellu, parandame meelt ja lubame Jumalal muuta meie südant, meie mõtteviisi, meie maailmavaadet ja lubame Jumalal tegutseda meie südames. Ja seepärast ütlebki, et te olete armu läbi päästetud usu kaudu. Armu läbi tähendab ka seda, et me ei saa seda kuidagi välja teenida või et me ei saa seda kuidagi siis maksta mingisugust hinda ise, et seda siis saada. Ja see võib-olla ongi üks kõige suuremaid erisusi väga paljude teiste religioonidega maailmas, kus inimene peab lõputult pingutama ja midagi tegema selleks, et kuidagi Jumala või Jumalate soosingut saada ja peab tohutult pingutama, et oma elu muuta ja siis pärast kõiki neid pingutusi ka veel ei ole üldsegist päriselt selge või et kas sa ikkagi siis oled Jumalale meelepärane olnud. Aga Kristus ongi unikaalne selle poolest, et mitte meie lihtsalt ei sirutu Jumala poole, vaid Jumal on see, kes on sirutanud ennast meie poole. Tema on see, kes saatis Jeesuse Kristuse siia maailma lunastama meid meie pattudest, kelle usu läbi kellesse meie elu võib muutuda ja
nii nagu apostel Paulus ütleb, et selle armu läbi me pääseme usu kaudu. Ja see ei ole meist enesest, vaid see on ainult Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Mitte meie tegudest. Nii et Jumala armu, andestust, soosingut me ei saa kuidagi välja teenida, vaid me saame seda vastu võtta usus läbi Jeesuse Kristuse. Kuid ometigi siin apostel Paulus siis aga ütleb aga midagi ka veel lisaks siia. Aga meie oleme tema, see tähendab Jumala teos Jeesuses Kristuses loodud heade tegude tegemiseks. Mitte, et me nende tegudega püüaksime siis Jumalalt midagi välja meelitada või talle meelepärased olla, vaid et Jumal algselt igaühe jaoks on meile ette määranud midagi head, mida me võiksime teha. Jeesuses Kristuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ja nii nagu me tänases ka loos kuulsime, igaühe meie elu päriselt on väga väärtuslik ja võib mõjutada väga paljusid inimesi. Ja nii nagu selles loos John Wesley'st, kui see nooruke poiss sai sellest põlevast majast päästetud, see päästetud elu pärast mõjutas miljoneid ja miljoneid inimesi. Tänapäeval maailmas on circa umbes 80 miljonit inimest, kes on kristlased ja kes käivad erinevates metodisti kiriku pärandiga erinevates konfessioonides, mille rajajaks siis oligi John Wesley. Nii et see on üks selline väga huvitav tunnistus nagu sellest, et me mitte kunagi ei tea, kui suur potentsiaal on kelleski meis, et puudutada inimesi meie ümber. Ja isegi kui meie elu ei puuduta miljoneid, siis igalühel meist on olemas perekonnaliikmed, sõbrad, naabrid, meie suhtlusringkond, kellele me võime teha head. Ja Jumal ütleb, et me olemegi kutsutud seda tegema. Et kui meie süda on saanud muudetud, kui me oleme leidnud armu Jumala palge ees, kui Jumal on andestanud meile meie eksimused ja vead, on meil see võimalus elada seda armastust välja teistele inimestele, kanda hoolt teiste inimeste eest, teenida teisi inimesi. Ja andku meile Jumal selleks tarkust ja jõudu ja ka tahet, et me mõistaksime, et Jumal on meid kutsunud millekski. Tegema head, teenima teisi, muuta seda maailma. Võib-olla mitte globaalses mõttes, aga seda maailma, milles mina ise elan, minu ümbruskonda, minu väikest maailma. Et me teeksime neid häid tegusid, milleks Jumal on meid kutsunud. Andku Jumal meile selleks jõudu ja armu. Aitäh, Robert, hea sõnumi eest. Laulame nüüd ühiselt, sa oled kõige kõrgem üle ilma maa. Sing my
ma ülistan issand. saame ühiselt paluda meise palve, mille Jeesus on meile õpetanud ja jääme palvesse. meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nagu maa peal. meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Küsin, kas sina oleks valmis õnnistussõnu tegema? Jaa, ikka. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laske oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.